Armsad sõbrad, ma soovin teile õnnistatud 3 kuningapäeva, päeva, mida tihtipeale peetakse viimaseks, mil on sobilik soovida head uut aastat. Mina ise arvan, et head võib soovida igal ajal ja küllap ka uut on meil igas meie elupäevas, aga sellegipoolest head ja õnnistatud uut aastat teile kõigile ja õnnistatud 3 kuningapäeva. Kirikukalendris kasutatakse tänase päeva kohta küll teistsugust nimetust, vähemalt ametlikult, ja nimelt see on Kristuse ilmumise püha või Issanda ilmumise püha. Me usume, et Jeesus Kristus, see lapsuke, kelle sündimist me tähistame jõulupühal, on tõeline Jumal, tõeline Issand, kes on tulnud ja ilmunud kogu maailmale kui terve inimkonna päästja. Päästja patust, kuradi meelevallast, surmast ja hukatusest. Tänase päeva kõige tähtsam pühakirja tekst on Püha Matteuse evangeeliumi 2. peatüki algus, kus kirjeldatakse hommikumaa tarkade külaskäiku Jeesus lapse juurde. Ma loen sellest kohast mõned read ja ütlen siis pärast lugemist juurde, miks ma just need read valisin ja mida ma pean oluliseks tänase päeva, tänase püha puhul rõhutada. Püha Matteus kirjutab: kui Jeesus oli sündinud Betlemmas Juudamaal kuningas Herodese ajal, vaata, siis tulid targad hommikumaalt Jeruusalemma ja ütlesid, kus on see sündinud juutide kuningas, sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Niisiis, meil on hommikumaa targad, kreeka keeles nimetatakse neid maagideks, tegemist oli tõenäoliselt tähetarkadega, mõned arvavad, et preestritega, kelle ülesandeks oli uurida taevakehasid ja ilmselt ka muid loodusnähtusi, nende põhjal ennustusi teha ja inimesi õpetada ning juhatada. Aga kiriku jaoks on need hommikumaa targad tähistanud ka kõiki erinevaid rahvaid, sest me usume, et Jumal on saatnud oma poja lunastajaks mitte ainult ühele rahvale, mitte ainult Iisraelile, vaid kõigile inimestele, kõigile maailma rahvastele. Ja need hommikumaa targad kujutavadki kõiki pagan rahvaid, nii nagu pühakiri neid nimetab. Minule kõnelevad need hommikumaa targad, aga ka sellest, et Jumal on pannud iga inimese sisse igatsuse tõe järele, igatsuse leida Jumal. Jumal on pannud iga inimese sisse rahulolematuse või rahutuse, mis ei lase inimesel leppida ainult sellega, mida ta näeb ja võib käega katsuda, mis ei luba inimesel leppida ainult ajutise, piiratu ja kaduvaga. Inimese sees on janu ja igatsus millegi enama, igavese järele, tõe järele, Jumala järele. Ja need hommikumaa targad, kes on asunud teele ühte tähte nähes, kehastavad minu jaoks just nimelt seda inimeste sees olevat rahutust, seda pulbitsevat janu igavese ja tõelise järele. Ja nad lähevad. Ja ma usun, et niimoodi Jumal mingil kombel esitab igale inimesele oma kutse, annab ennast kuidagi inimestele tunda. Aga nüüd on huvitav, et kui me loeme edasi, siis me näeme, et kuigi see on nii, kuigi ma usun, et Jumal kutsub kõiki inimesi ja igas inimeses on see vahel teadvustamatagi igatsus, janu, igavese, tõelise Jumala järele, siis sellega ei saa piirduda. Me kuulsime, kuidas need targad jõudsid Jeruusalemma ja küsisid, kus on see kuningas, keda nad on tulnud kummardama. Aga seal Jeruusalemmas teda ei olnud.
kui kuningas Herodes seda kuulis, ehmus ta väga ja kogu Jeruusalemm ühes temaga. Ja ta kogus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning kuulas neilt, kus Kristus pidi sündima. Ja nemad ütlesid temale Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti kaudu. Ja sina, Petlemm Juudamaal, ei ole mingil kombel kõige vähem juuda vürstide seas, sest sinust lähtub valitseja, kes mu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane. Ja seepeale siis Herodes teatab tarkadele, et nad peaksid minema Petlemma. Ja meile öeldakse, kui nemad olid kuningat kuulnud, siis nad läksid teele ja vaata täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eel, kuni ta tuli ja seisatas ülal seal kohal, kus lapsuke oli. Aga tähte nähes nad said üliväga rõõmsaks. Niisiis, Jumal esitab igale ühele oma kutse. Ta paneb iga inimese sisse selle igatsuse, selle janu. Aga kui inimene seda kutset järgides või sellele janule leevendust otsides läheb ainult sinna, kuhu ta ise oma tarkusega, oma mõistusega oskab minna, siis ta ei jõua kohale, mitte õigesse kohta. Jah, ta jõuab kohale peaaegu õigesse kohta, võib-olla. Ega Jeruusalemm ja Petlemm ei olnud teineteisest kuigi kaugel, aga siiski ainult peaaegu. Ja selleks, et jõuda õigesse kohta, vajasid need targad jumalikku juhatust, Jumala ilmutust, Jumala sõna. Kui nad selle järgi läksid, siis nad leidsid tema, keda nad otsisid. Ja mõtleme, milline kontrast. Kas leida Herodes või leida Jeesus? Kas leida üks maine kuningas, hirmuvalitseja, kes üritas tappa kõik, kellest ta iial nägi mõnda võistlejat, või taevane kuningas, kes on tulnud selleks, et anda iseennast meie kõikide eest, meie kõikide lunastajana. Kui palju seal siis vahet on? Kui me paneme Jeruusalemma ja Petlemma gloobuse peale, siis võib-olla ainult paar millimeetrit, piltlikult öeldes. Aga ometi asuvad need kaks teineteisest mõõtmatult kaugel. Sa kas leiad oma otsingute tulemusena Herodese või Jeesuse? Selleks, et me leiaksime Jeesuse, on meil vaja järgida tema enda sõna, tema enese ilmutust, nii nagu seda tegid need targad, kes läksid ja leidsid ja kummardasid ja tõid talle oma kingitused. Ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukest ühes Maarjaga, tema emaga, ja heitsid maha ning kummardasid teda ja avasid oma varandused ning tõid temale ande, kulda ja viirukit ja mürri. Kulda kui kuningale, viirukit kui Jumalale ja mürri kui kannatavale Messiale. Täna on Issanda ilmumise püha. Jumala arm on ilmunud meile kõigile rahvastele, kõigile inimestele. Ta kutsub meid ja ta juhatab meid tõelise juurde, igavese juurde. Tema, kes on tulnud kui tõeline Jumal, kui tõeline kuningas, kui tõeline lunastaja, kes ei taha, et keegi hukkuks, vaid et meil kõigil, kes me temasse usume, oleks igavene elu.